valgus on nii. Tšau, Eero jälle siin. Täna me siis lähme sõitma meie uue tõukerattaga ja kes veel ei ole näinud meie eelmist videot, milleks oli siis meie tõukeratta unbox, siis minge vaadake seda ka järele. Meie valitud tõukerattaks osutus siis G-Pad Joyride ja näeb ta siis umbes selline välja, mis tal siin on. Näpuga gaas, väike selline kiiruse tabloo, tagapidur, tuledenupp ja signaalinupp. Senimaani on ta meid päris hästi teeninud, õhkrehvid on väga mõnusad, sõit on nüüd suhteliselt pehme. Käima läheb väga lihtsalt, hoiad peal nuppu, näitab akutaset, kiirust, millises seades ta on, siin on nagu 1, 2, 3, 1 on siis kõige aeglasem, 2 on keskmine, 3 on siis see kõige kangem. Kolmandal režiimil läheb ta siis kuskil 35 kilomeetrit välja ja teisel režiimil 25 kilomeetrit välja. Esimest ma ei ole isegi väga proovinud, oli mingi 10 või 15, et Aleksandrile oli see alguses täitsa hea paras õppimiseks. Muud ei ole midagi kui jalgalt ära ja siis võib lükata. Ossa poiss, käed ei kukkunud praegu. Niimoodi see hästi ei lähe, nii et kinnitame selle hoopis siia. Aga nii, lähme vaatame siis. Kedagi ei tule siit. Aga ja, miks siis meie nagu peaasjalikult seda tõukeratast kasutame, on sellised lühemad linnasõidud. Aeg-ajalt olen ka pidanud tööle sõitma. Võin ka päris ausalt öelda, et ma olen täitsa rohkem kui ühe korra. Appi, ehitus käib. Ühesõnaga ja, et ma olen pidanud täitsa mitu korda sõitma päris pikka maad. Ma olen sõitnud ka Sakust Kadriorgu mitu korda. Aega võttis see umbes 45 minutit. Tõesti, väga mugav on sõita. Kiirus on täiesti piisav. Ma isegi ei kujutaks ette, et nii väikeste rehvidega peaks natukene kiiremini sõitma. Me oleme suhteliselt lühikese ajaga sõitnud 236 kilomeetrit. Ma ei ole veel päris täpselt arvutanud, kui palju me oleme kütuse pealt säästnud. Aga kindlasti tuleb see siis meie järgmises videos, mis on selline pikemaajalisem review, kus me oleme saanud juba nagu pikalt elada ja vaadata, kuidas sellega elamine on. Kadrioru pargis on ikka suvel väga ilus, väga mõnus. Üks asi, mis mulle selle tõukeratta juures siiamaani on häirima hakanud, kuna ta käib kokku ja see lenks on nagu reguleeritav, siis paratamatult, mida rohkem liikuvaid osi, seda sellisem, ma ei saa öelda, et vedelam, aga ta ei ole lihtsalt nii jäik, et see ühenduskoht ikkagi võib-olla on ilmselt kuulda ka, et see ühenduskoht veits niimoodi kääksub. Üks asi veel, mis on kindlasti naljakas selle tõukeratta puhul, on see, et kuna sellega transport on nii kiire ja lihtne, siis ma tihtipeale isegi õhtuti nagu leian ettekäändeid, miks minna näiteks poodi või niisama, ma ei tea, reiditeele päikseloojangut vaatama või midagi, et ikka nagu eelistad igal võimalikul hetkel tõukeratast autole, mis on ka selle mõte, on ju. Ainuüksi sellel põhjusel on ta nagu ennast igati õigustanud juba, rääkimata sellest, et ka rahaliselt. Üks asi veel, et siiamaani on olnud üksjagu neid vihmaseid päevi, et ma ei ole väga julgenud vihmaga sellega sõita. Nii kui laus sajab, siis ma niikuinii ei lähe. Aga ütleme nii, et kui maa on nagu veits märg, üldjuhul ikka pärast vihma tuleb päike välja ja siis natuke aega lasen nagu asfaldi kuivada. Et ma ei ole päris kindel, kas ta on mõeldud vihmaga sõitmiseks. Ilmselt ei ole, ei tundu väga loogiline. Aga jah, selline see esmamulje on. Mina ei kujuta enam isegi väga ette, et ma liikleks Tallinna linnas suvisel hooajal millegi muuga kui elektriliikuriga. Meie puhul lihtsalt selleks esimeseks sõiduvahendiks sai olema see tõukeratas, lihtsalt, et ta on selline peresõbralik ja kõik saavad sellega sõita. Ütleme nii, et juba vaikselt nillime ka kõiki järgmisi liikumisvahendeid, millega võiks olla ka tore sõita. Et minu unistus on ikkagi One Wheel ka muretseda, et saaks terve perega minna, sest ju meil on Aleksandril tegelikult motikas. Renne saaks siis tõukerattaga liikuda. Selline see review sai. Jääme siis ootama seda pikemaajalist testimist, kuidas sellega elada on, kuidas sellega liigelda on. Aga siiani on väga mõnus, mina väga naudin. Ja ei muud kui järgmise korrani.